See, mis kellelgi teisel on või ei ole, ei mõjuta sind. See on mõte, mis paneb meid vaatama oma elule ja väärtustele uue nurga alt. See idee keskendub sisemisele rahule, isiklikule kasvule ja eneseaktsepteerimisele, asetades rõhu meie individuaalsetele valikutele ja hinnangutele, mitte teiste omandile või elule. Tihti jääme kinni võrdlustesse, mõõdame oma edu, õnne ja väärtust selle järgi, kuidas teised elavad või mida neil on. Näiteks võib kellegi uhke maja, kõrgem palk või eksklusiivne puhkus näida meie omadest atraktiivsem, pannes meid tundma rahulolematust või isegi kadedust. Kuid seejuures unustame olulise. Teiste materiaalne vara, saavutused või elustiil ei defineeri meie oma. Teiste elu ja valikuid ei vähenda meie võimalusi leida rahuldust oma elu ja tegemiste kaudu. See mõte kutsub meid üles keskenduma sellele, mida saame ise kontrollida. Need on meie mõtted, meie tunded ja meie eesmärgid. Meie väärtus ei sõltu teistest ega sellest, kuidas nende saavutused meie omadega võrreldes paistavad. Mida rohkem keskendume enda tugevustele ja isiklikele unistustele, seda vähem laseme teiste asjadel või eluvalikutel end mõjutada. Samuti peitub selle mõtte taga üleskutse aktsepteerida ja väärtustada individuaalsust. Kõigil inimestel on oma teekond, oma raskused ja oma võimalused. See, mida keegi teine elus saavutab või omab, on sageli seotud tema unikaalsete eesmärkide, püüdluste ja prioriteetidega. See ei tähenda, et meie teekond peaks olema sama. Meie õnneallikad võivad olla täiesti erinevad ja individuaalselt tähendusrikkad. Keskendumine teistele võib meid viia eemale tõeliselt rahuldust pakkuvast elust. Võrdlustega kaasneb sageli hirm, et me pole piisavalt head või edukad, ning see võib varjutada tänutunnet selle eest, mis meil juba olemas on. Kui tunneme rahulolu oma elust ja saavutustest, muutume ka sisemiselt tugevamaks ja iseseisvamaks. Kokkuvõttes on see lause, see, mis kellelgi teisel on või ei ole, ei mõjuta sind, meeldetuletuseks, et me vabastaksime end negatiivsest võrdlemisest ja keskenduksime omaenda teekonnale. Kui suudame oma tähelepanu suunata teiste eludelt endas eesmärkidele ja väärtustele, leiame rohkem rahu ja rõõmu. See mõtteviis aitab meil elada teadlikumalt, vabamalt ja siiremas kooskõlas oma tõelise olemusega. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!